Hei, siin vaatame täna 10 murd jagamist, kirjalikku jagamist siis. Alustame sellest, mida me juba eelmine kord tegime siis 0,01-ga jagamist, aga täna teeme siis teistmoodi jagamist, sellepärast et teeme kirjalikult. Eelmine kord me tegime lihtsalt komade ümbertõstmist. Aga teeme seda siis läbi kirjaliku jagamise, et sa saaksid ükskõik missugust arvu siis sisuliselt jagada. Missugust 10 murdu jagada, ükskõik missuguse 10 murruga või siis täisarvuga 10 murruga või ükskõik missugune selline kombinatsioon. Nii. Ja alustame siis sellest. Kirjutame välja selle kõigepealt, et sisuliselt see on väga sarnane kirjaliku jagamisega. Väga sarnane. 59,555 jagatud 0,01. Nii. See esmapilgul võib tunduda keeruline, sest see on segane, mida see tähendab ja siin palju komadega arve on, aga põhimõtteliselt see on 3 asja, mis on erinevad kirjalikust jagamisest, tavalisest jagamisest. Esimene asi on see, et mis me peame nagu juurde tegema, me peame jagaja kõigepealt viima täisarvuks. Kuidas seda teha? Kuidas me saaksime 0,001 täisarvuks? Küsimärgi ka peale. No, selleks on tegelikult väga lihtne viis. Tuletame meelde veidi eelmist videot. Või siis oli ka korrutamine. See on jah, korrutamine, 10 murdude korrutamine 10-ga ja siis sarnaste numbritega. Siis seal oli, kui me põhimõtteliselt korrutasime 10-ga. Siis me liigutasime koma ühe koha võrra siia poole. Tegime arvu suuremaks. Ja kui me korrutasime 100-ga, siis me saime 2 kohta edasi võtta. No vastavalt sellele mitu nulli siin siis taga on. Ja põhimõtteliselt võisime 1000-ga või siis veel suuremaga korrutada, aga sisuliselt me saime koma ümber tõsta. Ehk siis kui me korrutame 10-ga, siis me saame 0,1. Ja kui me korrutame 100-ga, siis me saame 1. Ja 1 on täisarv, mis meile väga hästi sobib. Ehk siis me peaksime korrutama seda poolt, panen siia, tõstan lihtsalt koma ümber. On siis 1 ja 2 kohta, et saada, ehk siis me oleme korrutanud 100-ga, et saada siis koma, paneme siia. Täisarv. Kui see on tehtud, siis see on teine samm, mida meil enne ei olnud. Meil tuleb nüüd viia tasakaalu jagatav. Mida see siis tähendab? Toon kohe näite. Et kui meil on 5, 9, 5, 5, 5 ja me oleme selle jaganud siis 0,01-ga ja kui me 0,01 oleme teinud korrutanud 100-ga sisuliselt, siis kui me kirjutaksime ja otsiksime jagatud selle vastust, sellise jagatud selle vastust 5, 5, 5 jagatud 1-ga, siis see ei ole sama jagatis. See on erinev. Aga selle jaoks, et seda samaks teha, siis me peaksime liigutama selle koma samamoodi nagu teise koma, sama palju kohtasid. Ehk siis 2 kohta siia poole. Uus koma tuleks siia. Siia. Oot, et ühesõnaga tasakaalu viia, see jagatav tasakaalu. Tasakaalu. Meil on juba põhimõtteliselt 2 asja 3 käes. Et esimene meil oli siin, tuli viia täisarvuks jagaja. See oli esimene. Teine samm oli viia tasakaalu jagatav. Ja 3. sammuna me hakkame lihtsalt tegema põhimõtteliselt kirjalikku jagamist. Ja siis kohe sa näed, kus see nagu erinevus tekib. Ehk siis me hakkame viite ma pean selle tasakaaluga viima. Nii. See koma tuleb 2 kohta siia. Ehk siis ma tõstan ta siia. Ja nüüd hakkan pihta kirjaliku jagamisega lihtsalt. Nii. Ja siin on meil siis 1
ja siin on meil 5. 5 sisse mahub 5 korda. 5 korda. Ja 5. See on täpselt sama, mis kirjalik jagamine, nii et siin ei ole midagi erinevat. 0, 9 alla. 9 korda. 1 mahub 9 korda 9 sisse. See on 9. Tõmme 5 alla. 0 on ju. Võime isegi 55 tuua. Me teame, et see mahub 55 korda. Sest et 55 jagatud 1 on 55. 55. Ja nüüd tuleb kolmas koht, mida tuleb silmas pidada siis. Ehk siis, me oleme jõudnud oma jagamisega siiamaani. Ehk siis me oleme täisarvulise osa ära teinud. Nüüd, siis kui me oleme siiamaani jõudnud ja meil siin on vastus on andnud 0 või ükskõik mis number, siis me peame kirjutama vastusesse siia koma. Sest et kui me siin oleme komani jõudnud, siis me täisarvud ära tehtud, ehk siis kui me jagame nüüd mingid arve, siis nad on enam täisarvud, nad ei ole enam täisarvud, nad on murdarvud. Ja murdarve, või siis murdosa sellest arvust, siis me peame, või siis meie tulemus ei saa täisarvu olla, siis me saab seal ainult murdarv. Ehk siis me tegime koma, tõmme 5 alla, viimase 5. See nüüd ei olnud väga 5 moodi, aga noh, parandan selle ära kohe. 5, ja see tuleb jagada 5-ga. Ja siia kirjutada 5, 0. Vot. Ja see oli siis kolmas asi. Kolmas asi. Koma õigel ajal kirjutada. Koma vastusesse. Nüüd olemegi teinud ära esimese arvutuse, kus oleme siis teinud läbi kirjaliku jagamise 10 murdudega, kus siis oleme näidanud ära kolm sammu, mida tuleb juurde panna kirjalikule jagamisele. Vot, ole tubli!